riigikirjanikud, riigikunstnikud ümber nimetada riigitoladeks. Ja siis võiks nagu, ühesõnaga saaks raha kokku, et nad on palgal, neid on 10 tükki. 10 riigitola. 10 riigitola, niikuinii, eks ole, inimesed vaatavad neid niiviisi, et need on need palgalised tolad. Siis olekski nii, et presidenti ei ole, et on riigikantselei, ütleme, juhataja riigikantselei otsustab, mis protseduurid tuleb teha. Kutsutakse, muidugi on kord, et kes neist 10 saab parajasti tulla, see graafik on ette tehtud. Kui on tähtsad riiklikud kohtumised vastavalt, siis kas Maarja Kangro või mina või keegi läheb, Soome president, siis lähen mina, siis rahvalikum, eks ole. Kui on Venemaa presidendiga, kes ei tule siia kunagi, eks ole. Ühesõnaga keelte järgi Maarja Kangro oskab kõige rohkem keeli kindlasti sellest kambast. Mihkel Mutt. Mihkel Mutt kindlasti, kes ongi tahtnud ja unistaski kunagi presidendi ametis täiesti avalikult ja otse ongi lootnud, et ta tahabki presidendiks saada. Ja kirjutanud sellest, et ühesõnaga, et vajalikul hetkel tuleb ja siis neid ametikohustusi kinnitada need kohtunikud ja seadused, need on formaalsed, et seal riigikantselei ja mingid juristid töötavad seal läbi ja vajalikul päeval ilmub see üks nendest riigitoladest kohale. Ta võibki olla natuke joviaalsem või siuksel rahvalikum, ta ei pea olema presidendina kange, teeb oma töö ära, tuleb kas või tossu ja päiksepilliga välja taksost. See ongi nagu Toomas Hendrik Ilves peaaegu, tuleb päiksepillid eest taksost välja, kirjutab alla, tšau, läheb taksoga minema. Mul töö pooleli. No kokkuhoid oleks väga suur. Väga suur. See oleks lihtsalt nagu, et see oleks märgatavalt lihtsam. Poliitikasse kaldusime jälle. Et võiks, et seda president on auamet ja siuke nagu riigi esindaja, eks ole. Et ainult Lennart Meri, kes suutis endale võtta selle funktsiooni, et ta otsustab, lükkab midagi tagasi. Ilves umbes 2 korral karjääri jooksul, üks neist oli see, et kui ta, eks ole, kooseluseaduse kuulutus samal õhtul välja, mis oli pretsedenditu, aga järelikult oli oluline, võib-olla oligi oluline, aga järelikult oli talle kuidagi ka märgilisem. Aga ütlen, ainuke, kes konkreetselt ületas oma võimu piire ja tegi midagi, otsustas, oli Meri. Ja olgu ta, mis ta muidu oli, eks ta siuke mängur oli ja mängis hea ja kurjaga, aga ma ütlen, et ega Lennart Meri oli kõige põnevam ka, kõige hea halva juures. Aga siukest enam ei ole ja ei tule, las ta siis olla. Kaljurand oleks päris tore, aga tõesti, meil on 10 inimest palgal, nad võivad selle töö muude asjade kõrvalt ära teha. See on hea idee. Ma käin selle varsti välja. Et ütleme, riigipalgalisi kirjanikke ja kunstnikke natuke aitas ka tegelikult see, et jällegi, et me elame nagu huvitaval ajal. Et nad kadusid tegelikult selles mõttes silmapiirid suhteliselt kiiresti. Et mingi võib-olla seal veebruarikuuni käis veel niisugune väike möll on emotsionaalne, et on ju, et saamast, aga tegelikult tuleb märtsist alates tegelikult see ei ole üldse isegi teema. Et kedagi tegelikult Eestis enam väga ei huvitagi. Ma arvan, et järgmine laine tuleb nüüd see, kui järgmise 5. Selles mõttes, et järgmised 10 siis ütleme, et 5 kirjanikku. Sest et meil on nii palju igasuguseid muid põnevaid teemasid, millega ma siin hommikust õhtuni peame tegelema. Ringi ratas käib. Peded, pagulased purkisid. Peded, pagulased purkisid. Vabandust väljenduse pärast, aga see siuke... Ei, nii ongi, et saamast, ega meil nii muid teemas Eestis ei ole. Nüüd on haldusreform. Ja kõikidelt, just nimelt kõikidelt päris muredelt see, et koolisüsteem laguneb ja see, et kuskil nagu Eesti Energias ja EAS-is ja siukestes ja Tallinna Sadamas mitte miljonid, 100 miljonid lähevad ära, midagi võrrad kirjaniku palka mingi nali, eks ole. Et 100 miljonid lihtsalt lähevad kuskilt vaikselt ära või et kuskile, et keegi nagu poliitikutest saab mingi 4 miljonit lihtsalt mingi asja toetamise eest. Altkäimaksed siuksed võimalused üldse, et see väga hästi see rühmade vihkamine juhib kõrvale. Iga kord uus asi tuleb välja, see on nagu Ruhnu varu. Kunagi, kui maadevahetuse skandaal läks lahti, siis ja Villu Reinial oli väga hädas, siis nagu jumala kingitus, kui see esimene laine oli üle, kõik sõimasid Villust igal pool räägiti ja siis nagu jumala kingitus üks Keskkonnaministeeriumi ametnik märkas Ruhnu saarel karu jälgi ja siis järgmised 2 nädalat meedia rääkis ainult Ruhnu karust, keda ei näinudki keegi muu, ainult Keskkonnaministeeriumi ametnikud nägid ta jälgi umbes. Kohalikud ei teadnud midagi karust ja siis ma ütlesin, et kuidas
tegelikult kuidas see vaene vend Jannu Reljan ohkas oma venna pärast kurvastas, ajas oma karupätad jalga ja läks saare peale tatsama. Et tegelikult et see alati nagu on nii kerge juhtida mingi asjaga ja selles mõttes see on muidugi karuteene tõesti, et üldse nagu keeratakse nende asjade peale ja siis kõik vahutavad ja ma ise unustan ennast ka mõnikord selle asja peale. Kuidas üldse, vaat sa nüüd oled siuke tundlik natuur, et meie nagu Jürgeniga tegelikult kohtumine saab alguse juba kuskil ilmselt 10 aastat tagasi. Et kui ma koos Toomas Tilgaga tegime Eesti räpptekstide kogumiku esimese osa. Nüüd tuleb teine. Nüüd tuleb teine jah, et täna saadan õhtul ära kogu projekti. Ja siis Jürgen kirjutas sinna nagu järelsõna või sissejuhatuse, et selles mõttes, et ja siis 2009. aastal siis ma sain aru, et Jürgen on selline tundlik natuur. Käisime kuskil Kirjanike Liidu Musta laega saalis nagu esinemas. Ja siis ma solvasin Kristiina Ehines veel päris kõvasti ja siis Jürgen tuli minu juurde ja niimoodi siis saputas mind ja siis ta ta ütles mulle midagi väga halvasti, et umbes, et tas siuke idioot oledki või. Et selles mõttes, et siis natukese aja pärast tuli tagasi ütles, et okei, et see on ju nagu kujund. Et seal sa alustasid sellest, et Kristiina Ehini tuleks jalaluud ära murda, et teda on Eesti kirjandused. Mis need futuristid ikka peaksid palju? Ma mõtlesin tema, see natukene võiks ju ennast raamatut lugeda. Aga Kristiina oli, eks ta on mulle siiamaani tähtis armas. Me ei ole kunagi, meil ei ole mingit suhet olnud, aga Kristiina oli mulle väga kallis tollal ja on siiani. Me lihtsalt ei käi enam nii palju läbi, tollal me käisime eedamalt läbi ja see tundus sel hetkel, et... See selleks ma tahtsin nagu tegelikult sissejuhatusega viia selle asja nagu sinna, et kuidas sul nagu siukse, mul on alati tundunud, et sa oled natukene selline tundlik natuur või. Et see on see, et mingites kohtades, et sa reageerid väga valusalt mingitel asjadel, et kuidas sul praegu üldse nagu elad on või. Ja see on see, et kui sa mõtled näiteks ütleme, isegi okei, rahaks on ju, aga see vaimne keskkond, et mõtled näiteks Eesti peale 5 aastat tagasi ja mõtled näiteks praegu. Süngem on natuke jah, selles suhtes, et tõesti on mingid asjad on tõusnud, millega on raskemini näost näkku kohtuda sellepärast, et ma mõtlen see sama asi, et tehakse vaenlaseks keegi pisike ja suhteliselt ohutu või selline, kes muidugi igas koldes võib olla potentsiaalne oht, eks ole, aga hakatakse kirjeldama vaenlastena pisikesi väikeseid rühmi või konkreetseid mingeid inimesi, inimgruppe ja selle kaudu õhutatakse just viha, et kuna selleni, et see lähebki nagu tänavale, et üks vahe oli möödunud aasta, kui ma kirjutasingi sellest, et miks siis, et mis on, et kui me elame siin koos mõnesaja tuhande inimesega, kellest väga paljud, kellel ei ole Eesti passi, kes ei räägi eesti keelt ja me saame hakkama, nad ei ole meid ära söönud. Ja mis siis juhtub, kui me toome 2000 tükki, kes esialgu ei räägi eesti keelt ja jaga meiega religiooni või nahavärvi, kus võib-olla isegi jagavad. On isegi samasugused pealt näha, et mis siis juhtub, kes pärast oli ikkagi nii, et mul oli tänaval käies hakkas halvasti minema juba, et tuldi ütlema või tuldi tõukama kallale. Üks hommikul lähen lihtsalt vaatan, et piim on otsa saanud, aga lastele süüa teha hommikul ja kallimale ja piim on otsa saanud ja midagi veel ja lähen nuka peale poodi enam-vähem plädadest ja jooksuga. Ja nuka peale lähedest tuleb siukene priske patsiga poiss, tuleb nahktagi, teksapüksid siukene priske poiss patsiga ja näeb välja nagu nagu Ameerika filmist arvutada, tuleb ja õlu käes niiviisi ja ütleb, et sina, sa pederast ja neeger ja vaatab mind niiviisi uhke naaga. Siis ma kuidagi väsinud ja närdinud, astusin paar sammu tema poole. Siis ta hakkas ära jooksma ja ta jooksis niiviisi, ta hoidis oma õlut käest, et maha ei läheks, siis ta jooksis nii. Mul hakkas temast ja endast ja kogu maailmast nii kahju. See oli jah, sel hetkel oli nii, ma läksin koju, ma olin väga kurb. Praegu on hea rääkida, et ma saan selle anekdoodiks keerata, aga sel hetkel läksin koju, nii kurb, et istusin natuke maha ja vaatasin, et ei hakanud kohe süüa tegema. Aga vaat see ongi see, mis sa välja praegu väga hästi tõid, et me elamegi nagu sellel hetkel.
et me noh, ja küll kõik neid asju me võime niimoodi 2 aastat hiljem vaadata ja mõelda, et okei, et ha-ha-ha. aga samas mul on alati see lootus, et kui on nii palju, et on siiski erinevus sees, et üks asi on, et väga märgatav erinevus on sees 30ndate kõigega. Et ühiskonnas räägitakse sellest väga palju, räägitakse avalikult otse ja paljud kõik pooled on nagu olemas. Kõik pooled on kaasas ja räägivad, noh, ja selles mõttes, et kellegi ei ole veel kõri kinni pigistatud päriselt ja see on hea, et ma ütlen, et tõesti, et peab olema, Martin Helme peab saama ka rääkida oma seda, noh, kuigi ma ei saa aru, kui inimene tuleb, ütleb mulle, et 27-aastaselt ilma lasteta naised, 27 vanemad ilma lasteta naised on Eesti riigi suurim mure või umbes Eesti riigi suurim taak. Oota, mis asja, mida, et ongi, Põhjamaades on elatud 60ndatest saati on naised lükanud sünnitamise 30ndatesse eluaastatesse, 60ndatest saati ja vahepeal oli see suur laine, kui nad lapsendasid igalt poolt ja sa tuled, räägid seda ja mis see siis on ja kus väga palju toetajaid on, väga palju, kes ütleb õige mees, et siis ma mõtlen, aga samas, et see ongi hea, et see on kõik lahti, kõik saavad rääkida, et kuni ei hakata kedagi päris kõri kinni pigistama, et siis senikaua see näitab seda, et meil on lootus, et meil ongi mingis mõttes vaba ühiskonna mudel. Aga lihtsalt, mida ma kardan, ongi see, et ma neid vägivalla märke näen, et kui hakkab see, et kui see läheb selleni, et tõesti tulevad Oodini sõdurid ja annavad, mis Soomes on juhtunud konkreetselt, eks ole, et annavad kellelegi peksa. noh kuskil näiteks ja siis, et kõige hullem oli just turuosakonnast Oodini sõdurlaste Soomes, mis ma lugesin, et seal need tüübid lähevad naisi kaitsma vägistamise eest. Ja seal olid sama patrullimise käigus sellest natuke napsiseks võtnud ja siis üks tüüpidest oli ühe kõrtsi juures ühele võõrale naisterahvale võtnud noa välja, noa kõri peale, ütles nii, et nüüd magad minuga. Sa lähed välja naisi vägistamise eest kaitsma ja õhtul lõpeb sellega, et sa hakkad noaga võõrast naist ähvardama, et ta seksiks sinuga. See nagu no, need kõik on sellised imelikud jutud. Ei on, aga need on, eks ole, kõik olema, et need ilmingud on need, mis nagu vastikuks teevad selle. Ometiga jumala hea koht on Eesti olnud ja kogu aeg läinud vabamaks ja paremaks, et selles mõttes, et okei. On olemas, see oleks jälle anekdoot, on olemas 2 tüüpi rassismi. Üks on prantsuse tüüpi rassism ja teine on rootsi tüüpi rassism. Prantsuse tüüpi rassism on see, et kurad türklased haisevad, korra karjuvad, eks ole, teevad oma süüa siin. Aga algusel see Ahmed, see teeb nii head sööki tead ja ta on tore mees ka muidu, istume õhtul mängime kaarti ja Ahmed on tore, muidu türklased on vastikud. Et siis tulevad, läinud, võtavad meie tänavad üle, aga Ahmediga, temaga ma saan hästi läbi. Ja siis rootsi tüüpi, ei kõik türklased on lahedad, kõik rahvad on võrdsed ja kõik on nii sümpaatsed ja nii. Et see meie alukomise korrus Ahmed, et ta tuleb kogu aeg seda imelikku lõhna sealt ja niiviisi. Ja natukene on selline ja ma ei tea, ta kuulab muusikat ka ja et Ahmedist ma ei tea, aga muidu türklased on kõik tõr. Ma alati olen lootnud, et Eesti läheks selle prantsuse tüüpi rassismi poole pigem nagu see, et meil on poliitiline korrektsus väheke madalamal, et kõik kirume üksteist, aga tegelikult tuleb see sama mulle siia kõrvale see näiteks, mis mul Soomes oli ükskord, ma olin Soomes külas või, kas ma ei mäleta, kas ma olin tookord tööl või olin seal esinemas lihtsalt külas või igatahes ma magasin ühes kirjanikele mõeldud öömajas, väike, odav, lihtne paigakene, aga ilusas kohas ja toad hästi läbikostvad ja ühine köök ja kemps ja niiviisi ja magasin öösel, kuulen öö otsa käib siuke kõlmkapi uks lahti, õlu lahti, klump, siis tümp oma tuppa, siis 5 minuti pärast tümp pellikusse, siis ta kõige pikem puuks, mis ma elus olen kuulnud ja ma ei saanud, ma olin järgmine päev mingi asi, et pidin vara ärkama, öö otsa ei saa magada. Siis ma hommikul lähen ja seal mõtlen, et missugune mehemürakas seal istub siukene 150 kilo kanti Soome-Rootsi naisluuletaja, kiilakaks aetud kõrvarõngastega, kõik niiviisi istub ja põlut vabandab, et tal on hästi kurb, et tema tüdruk oli ta peale eelmisel õhtul pahandanud ja selline. Ja siis me rääkisime temaga väga tore inimene, siuke korvlik sõbralik, pärast lugesin, luuletused olid ka ilusad ja niiviisi, ma olin küll magamata ja ma ei ole ühtegi meest kuulnud, kes oleks elus nagu liiga karv ja liiga tümikas. Ja siis mõtled, järelikult temas oligi see mees olemas või ta oligi siukene, et selles mõttes,
et kui me nagu mõtleme, et jah, kurat küll, et no ma olen eluaeg need Lasnamäe venelased, eks ole. Ma kallima isaga sööden, ma saan aru, miks nad siuksed, nad ongi natuke kurvad ja tõrjutud ja nad Lasnamäe venelased ongi natuke üksikult oma kultuuriruumiga. Need ei olegi tulnud meie osaks ja me oleme ise ka, ei ole öelnud, et tere nüüd, saame kõik sõpradeks, aga ma kirjun hea meelega räägin venelastest anekdoote. Ma alati kuulasin vanasti, kuidas lätlased räägivad eestlastest anekdoote ja siis ma meelega otsisin mõned kõige krõbedamad anekdoodid, mis meil lätlaste kohta on, otsisin välja. Ma ootan oma läti sõpradelt ära, räägivad eestlaste kohta poolõhtult anekdoote ja siis ma räägin neile paar tükki vastu ja siis nad jäävad vait. Ja siis jame õlut edasi või räägime lisava juttu. Et see ongi see üksteisega läbisaamise kunst, aga ma loodan, et tegelikult ma olen ikkagi varjatud kujul optimist. Ma lihtsalt vahepeal lähen ka kurjaks ja vihaseks või kurvaks. Ja reageerin üle ka, samamoodi reageerin üle, ega ma selles suhtes vähem olen ise ka mõlisenud samamoodi. Aga kas sa seda ei ole nagu tähele pannud, et tegelikult kui ütleme niisugune 5 aastat tagasi oli, ütleme või ma ei tea, võib-olla isegi mitte 5 aastat tagasi, 10 aastat tagasi oli see, et kui ikkagi nagu inimene, keda ühiskonnas peeti nagu autoriteediks või kes toetus nagu mingitele faktidele või peeti nagu intelligentseks või et talle ei öeldud niimoodi, et seesama, vaata, mis ma kirjutasin, et mina olen luuletaja, Martin Helme ütleb, aga minu meelest on see paska, et seesama selle Harmsi tekst. Ja just, et praegu mulle tundub hästi palju just seda nagu või. Et isegi ükstapuha, et kui see autoriteet isegi ütleb seda, et siis hakkab kohe pihta, et sa oled kas Reformierakonna lõukoer, kultuurimarksist. Aga see on see internetimaailm. Ei, ma ütlen, aga tegelikult ka kuskil mujal, et selliselt oleme seda tähele pannud, et inimestel ongi nagu sellise suhtumised, et sa nagu selles mõttes, et enam nendega ütleme, näiteks, meil käis Ahto Lubjakas käis kapteni keldris on ju. Ja siis ma kuidagi nagu ajasin temaga juttu ja ma sain aru, et tegelikult ma arvan, et Eestis on, ütleme, võib-olla mingi kuskil kuni 500 inimest, kes oleks vaimelised taga üldse väitlema. Päriselt ka, et need inimesed on tegelikult väga vähe, kellel on umbes samasugune nagu asi siin peas, nagu selle tüübil on. Et me nagu unustame lihtsalt ära, et tüüp on nagu Oxfordis õppinud doktorantuuris filosoofiat ja nii edasi. Ossinovski ainult magistratuuris. Jah, just, mitte seda, vaid lihtsalt, et inimene on nagu tõesti nagu selles mõttes, et ikkagi nagu, ta on nagu tark päriselt, et selles mõttes, ja me nagu aeg-ajalt nagu unustamegi selle ära. Et me nagu arvamegi, et me võimegi öelda, et minu meelest otsa pask nagu. Et tahaks nagu selles mõttes ikkagi ja siis sa nagu saad ka aru, et pigem ongi see nagu parem, sellepärast, et kui sa pead hakkama nagu argumenteerima midagi, on ju, siis sa saad ju väga kiiresti jääd vahele mingite asjadega. Aga see on poliitiliste jõudude teene ka osaliselt, et nad märkasid seda, et argumenteerimisega ei jõua kuhugi, et tulevad, kui on viisakad väitlejad, mis neist saab, eks ole, nad kukuvad sinna poliitiliste parteide edetabeli lõppu, juba ongi peaaegu. Et need, kes tulevad nagu argumenteerima, meil on siuksed ideed, me tahame sellist riiki ehitada. Palju lihtsam tuli välja, et võtame need maha, paneme need asjad kinni, teeme kõigile sellise ühtmoodi kõigile. Et see tuled lihtsate loosungitega ja see tundub, see on alati nii olnud, mis sa Rooma riigist peale. Ei, see ongi niimoodi, et see on hästi naljakas, et see on alati nii olnud, on ju. Aga see nagu, me võiksime nagu aru saada juba, et aitab küll järsku. Mis see roomlaste mis ütlemine oli, et kes seda ütles, et maailm on hukka läinud, keegi ei kuula oma vanemaid ja kõik kirjutavad luuletusi. See on, aga okei, see sellega. Ma arvan, et see on laste haigus, et kui ei tule lähemale suuremat pommi, tähendab, kui Euroopa lõhki ei lenda ja Venemaa ei valgu üle piiride, kui jääb siuke stabiilne külm sõda. Kui Euroopa ei lenda lõhki ja Venemaa oma sisemiste plahvatuste kliimaksite tõttu ei valgu üle piiride. Kui Venemaal kärakas käib niiviisi, me oleme liiga serva peal. Kui Venemaal näiteks juhtub midagi sisemiselt, Putinil on vaja kiiret väikest sõda või tuleb Putini enda mahavõtmine ja lendavad asjad laiali, siis me jääme ette. Ja siis ei aita need lendurid ämarid. Aga kui seda juhtub ja jääb stabiilne olukord, siis Eesti on ikkagi suht soostas olukorras praegu
oma vaimse vabaduse astunud ja siis võib-olla hakkab see laste haigus ka taltuma, et me kõik lihtsalt vihkame üksteist. Ma olen saanud ju Martin Helmega ka näiteks kunagi täitsa rahulikult neid asju arutada. Ma mäletan, et siis kui ta 3 õlut või 4 õlut ära jäi, siis ta hakkas ka lauskama need neegrid. See on kumma, tegelikult ma tahaks nii palju tal peatuda, aga ma seda meelest ta pidas džässklubi ja siis ta ei sallinud, vananes džässklubi ja siis ta ei sallinud, kui seal käisid vene juudid ja neegrid. Ja mõtlesin, et oota, kelle muusika see on, sa kuulad džässi pealt, et see oli siuke vastuolu, aga ta viskas sealt ükskord mingid vene juhtid välja, kes tulid Venemaalt ja nad ei tellinud nagu eesti, kes töötas, et vene keeles meile teenindata ja siis neegrid kätte, et vastuoluline tüüp. Aga temaga Martin Helme on tegelikult üsna osav argumenteerija ja päris palju lugenud, et sellest palju, et ta on vähemasti huvitav kuigi ma ei saa temaga praegu päri olla. Aga see selleks, et ma loodan, et tuleb see aeg tagasi, kui me saame istuda ühes lauas sükestega ja rääkida. No nagu sa enne tegid selle nalja, et nüüd saab selle üle naerda. Siis seal hommikul pätjudega oli päris naljakas. No just. Et kuule, rahvas saab nüüd küsida riigipalgalisi kirjaniku. Vabandust, et me läksime üle piiri. Küsige nüüd, kuidas siis on? Teil oli enne küsimus jäi vastamata või inimesi Toomas ei vastata. Nüüd räägime tavalist juttu, teie räägige ja meiega räägime ka juurde ja muidu teed sulle lahti. Ei tea, kas ma mõtlesin, ma loen järsku 2 uuemat luuletust lihtsalt. Et kuna üks läheb teemasse ka. Mu süda on pekstud koer, enam ei niutsu. Istub nurgas ja ootab, et saaks hambad sisse lüüa. Käib kõrtsist kõrtsi kogu aeg käed vimmas, et kui keegi ainult ütleks, saaks vastu vahtimist. Mu süda on EKRE, mu süda on pekstud peni. Mu hing on haige ja ma ei oska seda kuskile panna, seda haigust. Vaatan pool kuud ja ulun nagu lollakas. Teine on Tühitähi laul. Igatsen su kirju, mu postkast mädaneb tühjusest. Mädaneb su hääle puudumisest. Ma mäletan seda häält hõikavat helitusi, rahutust, põlevaid sõnu. Ma igatsen su kirju, mu postkast mädaneb tühjusest. Muidugi mädaneb ta ka koolipoistest, kelle pärast õpetajad peavad tagaselja koosolekuid, sest nood on juba oht endale ja teistele ja mädaneb töödest, mis end meelde tuletavad ja haiseb roiskunult noist räpasist ära öelduist, mida enam meelde ei tuletagi. Ja reklaami priisidest pehmeist, mis midagi ei tähenda. Alati kirjutab mulle mõni tundmatu kauge kaunitar nagu postkasti, sisekülje vohav hallitus, kes tahab muga tuttavaks saada, kes on tabanud mu profiili, et ma saaksin talle sinna hämarusse raha aulatada ja ta tuleks ja lendaks mu poole nagu kõik need nigeerlased nukrate üksildaste Eesti naiste poole. Ma mõtlen, ega sina pole nukker üksildane Eesti naine. Sul olen ju mina, ainult mu mõttetu postkast. See mädaneb tühjusest ja listikirjadest, mis kiruvad ja ülistavad kirjaniku palka. Oleksin ma kirjanik palgal, siis oskaksin kirjutada millestki muust kui sellest, kuidas sind armastan ja igatsen, kuidas su sõnad musse ja minul nagu mesi voolavad, et see on soe ja kleepuva tihke ja tiine neist mõtetest, mida ainult säärane müstiline mesi saab tuua, siis kui postkastid ei mädane tühjast ja tähjast. Läksid nagu teemasse. See nii lihtsalt tuleb, mina näiteks 2 rida mõtleks 3 päiva. Mul on nii meelest, aga ma ei tea. Mul oli see 50 aastat rohkem. Ma hakkasin mingi ma leidnud kuskilt poolt välja. Mingit palju lugema ja siis hakkasin kirjutama ja siis hakkaski, et kui see tuleb peale, siis on siuke voolamise tunne. Iga peal on su mõte see. Ma loodaks, et on, ise loodaks, mõnikord on öeldud, et ega ei ole ja ei tähenda midagi, kui ma ise ikka naiivselt loodan, et järsku ma ikkagi nagu ütlen seda lugu räägin, seda mida ma tahan rääkida. Mis asi see luuletus on ja kas see alati luuletus on? Ma ütlen, et praegu ma kirjutangi laste luuletusi ja lastele jutte ja siis ma tahan kirjutada mõned siuksed päris nagu juturaamatud. Et võib-olla ma olen seda imelikku luule moodi asja nii palju kirjutanud, et seda, kes ei enam jaksabki seda lugeda ja kuulata, seda on juba palju raamatuid olemas ja
aga kui sa nüüd laste raamatut teed ja kui see mitu tiraaži tuleb, ega sul siis seda kirjaniku palka ära ei hakata võtma. Ma loodan, et ei hakata seda seal on nagu midagi on selle kohta, selle nii-öelda palgaliste tööde käimise kohta on seal midagi kirjaga. Näiteks see, et kui ma käisin nagu siin kolmandiku kohaga vahepeal Tabasalu koolis edasi, no okei, see ei olnud ka mingi raha, aga ikkagi käisin seal, nad ei saanud nii kähku kedagi võtta. Ja siis käisin seal ikkagi, et siis sellepärast ei pahandatud. Ma ütlesin ka neile, et ühesõnaga teada ja märku pean ma andma, aga ma siukseid palgalisi töid niiviisi siis ei võtagi. No sealt koolist saab teemalt teada midagi edasi. No ma arvan, näiteks, et järgmine aasta mul on mingid lapsed või noored, kellega ma tahaks tegeleda. Järsku ma saan teha siukse aine, et korra nädalas käia mingi ringiga koos ja tegeleda ja siis seda ma võin tõesti käia niisama tegemas, et see ei ole mul asi, kui nad annavad mulle selle piletiraha tagasi. aga jah, et ja siis mul on need projekte, ma näiteks sügisel toon ühe teatri etenduse lavastuse väikse välja. Sellega ma ise palju ei teeni, aga vaba laval tuleb meil nagu siukene meeste tükk või kus ma katsungi rääkida nagu, kui te Monty Pythoni sarja teate vanasti sketšisari, me katsume siuke sketšide kaupa rääkida. Lihtsalt mehed, ühtegi päris näitlejat, mis pundis ei ole, aga me laseme lihtsalt mehed, kas ma olen nüüd lihtne mees tegelikult või valetan teile, ma ei tea. Ikka lihtne ei ole. Ma ei tea, mõnikord tulen ikka ennast väga lihtsa tavalise mehena, et üsna lihtsalt. Aga vorst oli kotis. Vorst oli kotis, ma ei hommikul enne proovi, just selle sama tüki proov, eks ole, on enne selle proovi nii-öelda sõin ja siis ma vahepeal unustasin süüa, siis ma ostsin kiiresti Tartust ühe juustuvorsti, see küll on hea, et tühja kõhuga juustuvorsti sõin. Ja kodus mul rohkem seda taimetoitlased praegu ja siis ma ei saa kodus nii palju vorsti süüa. Ja lapsed on ka taimetoitlased? Tütar on nagu täitsa, ta on isegi... Oma algatusel? Ma ei tea, tal on mitmed, eks ta vaatab neid videosid ja asju, ta millalgi sõi nagu kana veel natuke, siis ta vaatas ära, kuidas kanafarmis kanadega käitutakse, kuidas see kanatehas toimib või kuidas seal ühel korrusel kooruvad ja kuidas kuketibult lihtsalt sõelutakse välja, visatakse liinile, kus nad lähevad. Ta vaatas natuke neid videosi ja asju, nüüd ta nagu munarooga ka peaaegu enam ei taha, et tal on see nagu läbi mõeldud või ta nagu põhjendab. Poja sööb, tema sööb, ta on 9, ta sööb õnneks. Oleks nälga jäänud inimesed, kui poleks iga laudast võetud. Aga praegu me varsti võib-olla räägime sellest, et maailm jääb jälga, kui me kõik ei hakka sööma vetikaid ja rohutirtse. See on täiesti enne sulevad vetikad ja rohutirtsud ära. Sellega me saame ka hakkama. Tegelikult varsti ei ole küsimus üldse selles, et mis meil ususõjad on või kes, vaid kuidas me puhast joogivett saame ja kuidas me maailma toiduvarusid jagame, et kas me teeme seda niiviisi, et me lepime omavahel kokku ja jääme alles või me teeme seda sõdadega ja siis ongi nagu Lihavõtte saar. Ma ei tea, kas te olete lugenud neid Lihavõtte saare raamatuid, selle ajalugu või niiviisi, on see tuttav teema. Et kui sinna mindi, siis leiti, et seal on nagu mõned üksikud metslased elavad, siuke rohumaa, puid ei ole, loomi väga vähe, elavad mõned metslased, natuke midagi põldu harivad, söövad enam rotti ja 11 siis nagu paar hõimu, kes ajavad taga ja väga nagu selline madala kultuuriga. Ja siis avastati seal need sambad, suured siuksed kujud ja asjad ja et on olnud kunagi kõrgkultuur, et kuidas see juhtus. Ja siis hakati uurimas, tuli välja, et tüübid olid nagu nende kujude, jumala kujude ja selle süsteemi püstiajamiseks võtnud põhimõtteliselt kogu saare puudest paljaks. Siis olid kõik saakloomad ette, siis ei saanud enam ka paate teha, et enne oli suhtlus teiste saartega, nii et siis ei saanud merel käia paate teha. Ja siis nad mandusidki nagu hakkasid üksteist maha lööma, ära sööma ja muutuski, et see on nagu maakera mudel, et me planeet ei ole ka midagi, see on 7 miljardi natuke rohkem inimesega saar kosmoses. Ja kui me teeme üksteisega niiviisi siis ja kuidagi kokku ei lepi, siis on ka, tulevad siia kunagi võib-olla keegid kuskilt, kui lõuavad, kindlasti elu kosmoses on, selles ma olen väga kindel. Reaalkooli poiss ja kogu aeg loen neid astrofüüsikute leide ja mis nad on, et nii palju võimalusi on, kus see, et iseasi, kui kaugele nad kosmoses jõuavad, et kui tehnoloogiliselt arenenud keegi võib olla. Aga kui kunagi teoreetiliselt jõuaks keegi siia, siis mis nad siin vaatavad, see on meie enda teha. Mul on hea rääkida muidugi sellest, ma ei ole kuskil, ei valitse midagi, ei suuna sõjavägesid. Tarand rääkis minu arust juba 10 aastat tagasi seda või isegi 12 aastat tagasi, et paljud Aafrikas olevad konfliktid, mida meil pakutakse välja mingite ususõja
konfliktidena on tegelikult üldse seotud puhta veega. Et kõrb võtab steppi üle, nagu et ja siis inimesed liiguvad sellega kaasa, aga nad liiguvad teisele territooriumile ja see tähendab seda, et nad on teise religiooni või mingi siukse... Osaliselt on see lääne suurtööstused, kes on selles süüdi osaliselt, et see kõrb sellest üle võtab seal. Muideks mingi päris huvitav fakt hoopis siit samast Luunjast. Kuskil 3 nädalat tagasi ma sain ühe siukse põnev asja teada, et meie üks talunik siit Luunjast oli ostnud Eestist ära kogu heina. Ja müünud selle Poola, sest Poolas oli olnud päris suur põud eelmine suvi. Ja nüüd ei olnud heina. Et aga neil Poolas on väga korralik nagu põllumajandus. Kas meie ostame, jah, sest et Eestis ei ole dotatsioone siuksed, Poola on nagu Euroopa suurim põllumajandus, aga kas me ostame nüüd oma heina, siis ostame Venemaalt või? Meil on keerulisem see natuke. Ukrainast toome helikopteritest. Teeme viimaste küsimuste ja vastuste vooru ja kui kellelgi on ja võib-olla Jürgen loeb oma ühe mõngi. Ma luges siis kohe võtsin vastus. Mida ära läksid siia? Sest ta julgeb lugeda, kui mina ära. Aga ma võin veel lugeda siis mõne. Aga küsige tõesti, et kui on veel küsida, et tahan koju ka veel jõuda hommikul. Just, et seda ma mõtlesin praegu vaatasin, et võib-olla suudaksime sättida ennast 8 bussi peale. Tütar käis ja andis küll kassile süüa, aga kass on vahepeal seal mul üksi ja praegu ja siis... Kas see on nii kärgpere, kass on sinuga ja lapsed on siis... Ei, et ka lapsed on ka vahepeal minuga ja siis on tütre kass ka veel minuga ja siis on... Vahepeal elab ja võib-olla elas tähendab ja võib-olla ka elab seal veel üks inimene. Et meil on, vahepeal elasime nagu mustlaslaager 2 väikses toas 4 inimest ja 4 kassi ja liikuma ei mahu ja olla ei ole. Siis me vahepeal olime nagu mustlaspere. Üüriarve ka maksmata, siis oli väga hea, siis oli tõesti siukene tunne, et neljakesi 2 väikses toas ja kõik kohad kassi täis. Me pääsime mingid 2 kassi, kes tahti ära tappa. Ma tean küll, et see on nagu, ei ole nii, aga mul läks, ma ei saanud olla, et vaatasin, et lähevadki tapale niiviisi, täitsa toledad kassipodid. Ja nii kui nad ütlesid, tuli välja, et neil olid kõik haigused ka küljes, mida sai, et mul esimesel kogu alles jäänud raha läks nende ravimisel, kõik oli küljes, mis kassipoel saab olla, kui ta on räpases keskkonnas olnud, et enam-vähem tänaval nii. Ja nüüd on üks jäi mu tütrele ja ühele leidsime kodu, aga siis on mu oma kass ka veel ja see on Kallima kass, kes on ka külas käinud. Vabandust, vahepeal elas meie juures ja et meil on täitsa siukene ka olnud. Aga on teid küsida? Järsku loed meile siis lõpuluuletuse ja siis tõmbame otsad kokku. Ühe loengi. Üks. Nii range. No mõlemad on, kui taha ja saab järsku, kui ma ei loe kurja luuletust või kurba tähendab. Järsku loen midagi lõbusamat. Ma loen lühikese ja lõbusama siis, mis läheb ka natuke sellesse teemasse, mis me rääkisime. Ja see on luuletus, et ma ikkagi kasutan, kõik on nagu tõsiseik, ka see korter, mis siin on, ma mõtlen ikkagi täitsa konkreetselt oma kodu. Ja siis tõesti, et meie vastas on nagu selline noorte vene meeste peetud autolamustuskoda, mida valvab üks suur kuri koer, kes on tähendab. Ja mul on tunne, et kõik need autod, mida nad lammutavad, ei jõua sinna mitte seaduslikult. Aga lugu läheb nii. Ma astun oma üürikorteriga NATOsse. Suures toas räägivad Ameerika rambod mu pruudile ja tütrele naljalugusid. Väiksemas taovad Hollandi lendurid madratsil mu pojaga raha peale kaarte. Üks lõbusam kindral praeb kööginukas kalapulki, kiikan murelikult külmkappi. Sellega ma muidugi olen arvestanud, et 2% mu kuu eelarvest on nüüd kaitsekulutused. Küll aga on uhke vaadata, kui maja ette naabrite autode vahele pargib end tutikas F-16 hävitaja. Üle tee autolammutuskoja venelased sügavad mõtlikult kukalt ja sülitavad maha. Nii, aitäh! Meil on veel rituaal, nagu ma saan. Oota nüüd, ega sa ei pääse. Et selle mõttes, ütleme, et luun ja kurgi au tuleb taastada. Lõpu kereteist tuleb. Jah, luun ja kurgi au tuleb taastada, niimoodi ei ole. Et ma hakkasin enne sinust rääkima ja
luun ja kurk, näed. saadab söödavad lilled. Suur tänu. Oi, see on väga hea muide ja ma ütlen, see läheb täiesti ka asja ette, sest ma teen iga päev süüa, ma viimased, ütleme, circa 3 aastat olen peaaegu iga päev ainult mina süüa teinud, nii et selles suhtes, et kogu kokkamine on kuidagi minu peale jäänud ja see ja et nad seal väga paljud neist söövad taimi, siis see läheb asja ette. Taimetoitlastele eriti. Aitäh. Et aitäh, väga huvitav oli meil. Suur tänu. Tõesti tore, aga tahaks veel väikese siia külaliste raamatusse paari. Kirjutan, oota, kas sinul see plaat on? Tahtsin tänudaks, kuulad halba džässi. Nii,